Sit ready. Attention. Ja no selles sõidus armu ei anta. Siin me näeme väga innukalt, tõmmatakse see sõit käima ja nagu enne ka ütlesin, siis ega tegelikult esimeses sõidus või esimeses kahes sõidus startijatel see elu kerge ei ole. Eriti kui aasta on möödunud ja ei võib-olla nii hästi teata oma konkurentide tasemes, siis on vaja võib-olla veidi rohkem ka pingutada, et garanteerida kindla peale väikese varuga koht ikkagi finaalsõidus. Ja need, kes tulevad tagantpoolt, neil on võib-olla jah, taganttulija eelis nii-öelda tuulest tulla, sest et esimeste sõitude ajad on teada. Ja selles sõidus siis hetkel on juhtimas Uku Siim Timmusk. Tema on masinal number 11 ja läbitud on veidi rohkem kui 250 meetrit seda esimest eelsõitu ja Uku Siim Timmuski minek on väga elegantne. Sõuab noormees siis aparaadil number 11 ja kindlasti noolib siit finaali kohta, aga miks mitte ka finaalis tugevat esitlust. Sellest finaalis saame teha kindlasti õhtupoole juttu. Tänane päevaprogramm on väga tihe ja selle võistlusklassi ehk et siis poiste B vanusegrupi finaalsõit stardib täpselt kell 17.50. Aga täna siia tulevad ka superstaarid ja eelkõige pean silmas nii meeste kui ka naiste absoluutarvestust, sest et meeste sõidus, no kes tulevad rajale, eks ikka loomulikult klassikud. Pavel Šurmei, Valgevene esindaja, kes on varasemalt Alfat korduvalt võitnud ja pannud siin kuldmedali taskusse lausa 7 korral, sealhulgas 6 korral, sealhulgas siis viimati mullu, kui ta ülipõnevas meeste finaalsõidus võitis Soome ässa Joel Naugarist, aga rajale tuleb ka siin Tõnu Endrekson, Eesti parim sisesõudja, üks edukamaid avaveesõudjaid, nii-öelda päris sõudjaid ka läbi aegade. Temal on lausa 9 kulda ja kokku poodiumi kohti, erinevad karvamedaleid koguni 18, nii et millised staarid, millised mehed tulemas, aga kindlasti ka naiste sõit püüab tänavu veelgi rohkem pilke, sest et naiste sõidus teeb kaasa aegade üks parimaid ergomeetri sõudjaid maailmas, muuseas Olena Burjak, Ukraina esindaja, kes siis hoiab oma käes mitmeid maailmarekordeid ja on ka 2017. aastast maailmameister, noh küll jah, sõudmise mõistes siis nii-öelda mitteametlik maailmameister, sest et Crash Speed toona USA's Bostonis peetud võistlust peeti mitteametliku maailmameistrivõistlusena, aga siin näeme, vaatame jällegi seda sõitu, mis on käimas, poiste B vanuserühm kuni 16-aastased noormehed ja ei väära miski Uku Siim Timmuski võitu. Uku Siim on teinud suurepärast tööd ja me näeme, kuidas masina number 11 nina konkurentidest järjest ja järjest kaugeneb. No Tallinna sõudeklubi noormehega on tegemist, sünniaasta 2002 ja 3.08,5. No see on võimas avang Uku Siimu poolt. Teisena Emils Hatilovs 3.13,4. ning kolmas koht Gleb Forstimann. Gleb on juba täna oma nimega siin kõlanud, nimelt mullune poiste C vanusegrupi võitja. Nüüd on natukene vanema mehena ka vanemas grupis ja püüab ka siit parimat saavutada. Ja kui vaadata seda aega, siis miks mitte? Finaalis on Gleb kindlasti tugev tegija. Sit ready. Attention. Ja siin näeme seda, kus ka siis poiste B vanuserühma teine eelsõit on saanud kenasti minema ja no eks selles sõidus on üsna võrdsed praegu Mark Kiradi ning Markus Uivo, aga no need on ka alles esimesed tõmbed. Igal juhul on paar spordimees siin teinud väga kiire stardi ja tundub, et seal Mark Kiradi hoog ei rauge ja kuigi see vahe lähimate jälitajate ees juba on üle 10 meetri, on otsustanud Kiradi võtta ka sellest eelsõidust üsna palju välja. Võib-olla see on taktika, võib-olla see on lahtisõitmiseks vajalik, aga finaalsõit paneb paika ikkagi päeva teises pooles siis lõplikud kuningad. Nii et siin ka võib-olla natukene on seda hirmu, et on ju veel 2 eelsõitu jäänud peale seda sõitu ja sealt tagant tulijatel on väga hea ülevaade, mida
konkurendid on esimestes sõitudes teinud ja nii on võimalik natukene strateegilisemalt läheneda, eriti kui jõudu on palju ja siis sõita täpselt sinna piiri peale, et ei pea ülearu pingutama, et täpselt finaali jõuda. Aga loomulikult eks aegades sõltub ka siin radade paiknemine, sest et kiiremad eelsõitudes saavad ka keskmised rajad, on võib-olla publikuga seal isegi paremas kontaktis, kui naljaga pooleks võib öelda, ja võib-olla on natukene edevam ka seal keskel sõuda. Aga loomulikult see pole siin peamine. Vaatame, kuidas on nüüd läinud. Mark Kiradi edu on siin järjepanu kasvamas ja hetkel siis rajal number 4 liikuv noor spordimees on Pärnu sõudeklubist tegemas tugevat eelsõitu. Teisena liigub Markus Uibo muuseas, tema on 27 meetriga jäänud hetkel siis kaotusseisu ja Markus Uibo on tartlane, esindab Tartu Ülikooli akadeemilist spordiklubi. Kui rääkida Tartu sõudmisest, siis on seal lausa 3 sõudeklubi tegutsemas seal väikese käänulise Emajõe peal ja Tartu läbi aegade on olnud Eesti sõudmise kants ja muuseas Torpater Ruder Club on ka esimene Eesti sõudeklubi, mis alustas 19. sajandil tegutsemist, nii et Tartu on Eesti sõudmise ajalooline kants ja hetkel siis Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubi, SAK Tartu ja Emajõe aeruklubi alt tegutsemine ja sõudespordi harrastamine seal Taaralinnas Tartus käimas on. Aga nüüd tagasi sõidu juurde ja on praegu näha, kus Mark Kiradi on veidi võtnud seal hoogu alla või on see hoopis väsimus, mis annab praegu vähenevates kaotusmeetrites seal järgmiste poolt tunda. Igal juhul on Ralf Jakušonoks teinud praegu tugeva lõpuosa ja võtnud teise positsiooni sisse ja varem märgitud Markus Uibo on hetkel siis 3. kohal, aga need noored on küll sellise tasemega, et peaksid finaali kvalifitseeruma. Mark Kiradi võiduaeg 3.14,7, tema järel lätlane Jakušonoks 3.17,3 ja kolmandana 3.18,1 Markus Uibo. Sit ready. Attention. Ja näeme, et see sõit on käima läinud. Roland Dreyersile oli see võib-olla veidi keeruline selle sõidu algus, sest et tema masinal number 8 seal kuidagi takerdus, kas siis pani alguses vale jõuastme peale ja sättis kohe stardis ja sellest ka see suur mahajäämus, aga keda selles sõidus vaadata, kindlasti masinat number 9, sest et sellel sõuab Viljandi sõudeklubi esindaja mullu samas vanusegrupis hõbemedalile platseerunud Leo Muiste ja toona aeg finaalis 3.06,0, aga selles vanuses, kus on aasta mööda läinud noorsportlaste mõistes kindlasti see areng on toimunud ja usun, et ka Leo poolt me näeme täna siit arenguhüpet ja ilusat sõitu ja väga ilusa tõmbega on ta seal minemas, väga elegantselt, rahulikult tõmbab ja see sõudetehnika on, võiks öelda, väga kena ja stabiilne. Ja sealt number 10, tema kõrval Jaan-Sander Klein on ka nüüd toonud oma paadi nina ettepoole ja läinud seda sõitu marginaalselt juhtima, aga sisuliselt võime öelda, et hetkel selles sõidus on kaksikjuhtimine ja kindlasti on 3. ja 4. eelsõidus sõudjatele väike eelis ka Õnne Jumala poolt antud, sest et nendel on päris hea ülevaade, mis on toimunud esimestes sõitudes ja seetõttu on tugevamatel noormeestel võimalik ka oma finaali pääsemise aega rihtida, hoida oma jõudu just õhtuseks finaalsõiduks ja täna see sõit toimub õhtuses programmis ja algusega kell 17.50. Aga siin selles sõidus kindlasti vaatame ka aparaati number 1, seal on tõmbamas Toividas Filipjavitsus, Leedu esindaja, kes on hetkel 3. positsioonil ja on stabiilselt seal 10 meetri kaotusseisus võrreldes liidritega, aga sisuliselt samal tasemel ka Hannes Lehemets, kes teeb väga ilusat sõitu. SAK Tartu esindaja on siis Hannes ja
selles sõidus me nüüd näeme, et Jan-Sander Klein on läinud nüüd Leo Muistest 4-5 meetriga ette. Ja tundub, et on võtnud nõuks eelsõidu võitse panna enda kotti, aga sellest saame juba täpsemalt aimu 150 meetri pärast, sest et nii palju on jäänud seda sõitu liidritel sõita. No kindlasti võiksime ennustada üht-teist, tasub vaadata just seda parempoolset vertikaalset veergu, see on 500 meetri hetke keskmine aeg ja see korrutades siis 2-ga on võimalik ennustada ka 1000 meetri aega ja seda eelkõige informatsiooniks siis neile, kes igapäevaselt sisesõudmisega kursis ei ole. Paljudele Delfi TV vaatajatele ka kindlasti on see informatsiooniks, korrutage see aeg siis 2-ga, mis seal paremal pool ekraani servas on ja siis võite ennustada võitja sellist, ütleme, eeldatavat aega. Aga selles sõidus Jan-Sander Klein, väga ilus etteaste 3.12,8, tema järel Leo Muiste 3.13,1 ning kolmandal masinal Toividas Filip Javitsus 3.14,5, tema siis selles eelsõidus platseerus 3. Sit ready. Attention. Ja startinud ta on poiste B-vanusrühma viimane ehk et 4. eelsõit ja siin on peaaegu kõik masinad hõivatud, vaid aparaat number 14 on jäänud tühjaks ja hetkel on siis Rasmus Jõesaar seda sõitu juhtimas küll fraktsiooni jagu, Marat Karganov hetkel siis teisel positsioonil. But no one's ever left me quite this sore. Ja praeguse seisuga informatsiooniks ka, et kui nüüd finaali tahetakse jõuda, siis hetkel 16. aeg on Indrek Umbipäralt ja 4.02,9, nii et ka sellist jooksvat informatsiooni on siin võimalik jagada. Aga olin just ühenduses kuulsa sõudeässa Allar Rajaga ja uurisin, miks nüüd tema starti ei ole tulnud ja siis ütles tema, et on väike vigastus teda vaevamas, nii et meeste sõidus me täna Allar Rajat kahjuks ei näe, küll aga tervitab ta kõiki tänasest võistlusest osavõtjaid ja soovib edu ja jaksu ja loomulikult ütleb seda, et kui ta oma taastava treeningu täna ära teeb, siis jälgib mängu Delfi TV vahendusel ja loomulikult tervitab Allar ka kõiki Delfi TV vaatajaid. Küsisin ka Allari käest, et mida ta tänastele noorsõudjatele soovitab ja millega peaks arvestama, siis ütleb mees lihtsalt, ega 1000 meetrit ongi vaja hambad ristis kesta, stardist korralikult minema, keskosa pingutada ja viimased 300 tuleb ikka anda nii, nagu torust tuleb, aga eks ta pidas pigem jah ikka rohkem silmas finaalsõitu, sest et eelsõitude mäng on justkui natukene ka nagu taktikamäng, eriti kui on 60 ja rohkem osalejat ja siis saavad määramaks tõesti juba ka teatud taktikalist laadi küsimused. Kui sa oled viimases sõidus, siis on ka hea jälgida, mis on toimunud siin varasemates sõitudes. Aga nii, vaatame, kuidas on läinud. No praegu Marat Karganov masinal number 13 on teinud kõige tugevamat sõitu ja 14-15 meetrit lähima jälitaja Rasmus Jõesaare ees. Ta liikumas on, alla 100 meetri on jäänud sõita ja siinkohal siis saame ka juba kohe öelda Marat Karganovi lõpuaja. No mõned üksikud tõmbed on jäänud veel teha ja sealt läheb siis masin number 13, tema kõrval aga pingutamas Rasmus Jõesaar. 3.15,9 on Karganovi võidu tulemus
ja see kindlasti on aeg, mis viib ta finaali. Selles ei ole loodetavasti kahtlust. Teisena selles sõidus Rasmus Jõesaar, kolmandana Reinis Jurka. Sit ready. Attention. Ja nüüd oleme tunnistajateks väga põnevale sõidule. Tegemist on 15-16 aastaste noormeeste etteastega. Põnev finaalsõit on käima läinud ja siin on praegu näha, kuidas siis Leo Muiste, Viljandi Sõudeklubi noormees, on võtnud nõuks kõige kiiremini stardist välja minna. Leo Muiste kindlasti on ka selle võistluse üks medalinõudlejatest, aga miks mitte ka Rasmus Jõesaar praeguse sõidu pildi järgi, Uku Siim Timmusk samamoodi, aga siin on ka päris mitmed võistlejad, kes siis eelmisel aastal sõutsid veel nooremas vanuserühmas ja mullune poiste C-vanusegrupi võitja Kleeb Frostimann on ka selles sõidus. Aga hetkel on siis näha, kuidas Leo Muiste on suurendanud oma edumaa Uku Siim Timmuski ees 10 meetrile. Ja on seda sõitu väga kindlalt asunud juhtima ja seal me näemegi, kaamerapilt on ka Leo tegemisi saatmas ja jutt on siis numbrist 7. Tema kõrval on pingutamas number 8 Uku Siim Timmusk, kes on ka hetkel suures mängus sees. Üks medalinõudlejatest ja üsna ühe tempoga Timmusk ja Muiste seal koos sõuavad. Ja nüüd siis Jan-Sander Klein on hetkel 3. positsioonil ja ka otsesõnu medalis praegu kinni. No kes võiks olla nüüd lähimad mehed, kes võiksid hakata seal seda medalipidu segama? No kindlasti Rasmus Jõesaar, keda peaks vaatama terase pilguga, aga Rainer Oras täpselt samamoodi ja Jõesaar Oras liiguvad seal päris ühes rütmis. Leo Muiste juhtimisel on vahe kärisemas ja siit on ka näha, kuidas nüüd on see juba rohkem kui 20 meetrit ja tundub tõesti, et Muistel on siin tõsine plaan võtta alfa võit ja teha endast alfa kuldmedali omanik. Eelmisel aastal oli Muiste teine tulemusega 3.06. Aga nüüd siis on tulemas see kuldne medal ka ja Leo sõuab tõeliselt ilusti seda lõppu veel, jõuab tõsta ka tempot ja veab kenasti lõpuni välja. Jõuliselt liigub pikk sihvakas noormees, Viljandi poiss ja number 7 siis vaadake, on liikumas alla 3 minuti tempos, on tegemas tugevat sõitu ja mis toimub tagapool, no seal on näha, et Uku Siim Timmusk on hetkel teisel positsioonil ja 3. Jan-Sander Klein. Väga võimas aeg, 2.56,7 on Leo Muiste võiduaeg ja sellega parandab Leo oma eelmise aasta aega muuseas näiteks koguni 10 sekundiga. Nii et suurepärane tulemus ja sõuab ikka väga võimsalt ennast, võiks öelda ka siin alfavõistluste ajalukku.